Külastasime siin Medelinis ka siis sellist kohta, kus on siis täis Agul. Näete, siin on, nagu te näete siin taga, et sellistes asjadesse ka elatakse. Et see on päris crazy situatsioon. See on ainuke riik, ma ütlengi, kus tundub ikkagi, et see vaesus on ikkagi suht kõrge. Kuigi inimesed käivad enam-vähem suhteliselt ilusti riides. Kodutuid on palju. Poodi pole siia pannud. Jah, ma üllatan ka, et ei ole poodi pannud, aga sellepärast... Pirukat osta enne hommikul tööle minna. No jaa, aga see on mõeldud tegelikult ainult ju kohalikele. No jaa. Väga võimalik, jah, selline on siis elamistingimused, et see on... No siin on veel enam-vähem. Siin on aknad ees ja asjad ees, aga siin tagapool pole aknaid ega midagi. Seekord me oleme kohalikus sektoris ilma turvadeta, nii et... Aga me ei ole ka siin väga kaua, me oleme olnud siin mingi 15 minutit. Vaatame natuke aega veel seda eluolu. Algul ei julgenud isegi telefoni välja võtta, kaameraga muidugi tulin otse. Kõik vaatasid ja jälgisid algselt. Teede suhtes ei ole siin probleemi, jah. Teed on siin ilusad. Teed on täitsa ilusad. Prügiga otseselt ei leemenda. Et selles suhtes on nagu täitsa okei ju. Oppa! Siit tuli ennem Kiisu ja inimene välja siit majast, nii et see on väga-väga trööstitu pilt. Aga no mis sa teed? Elu on selline ja elu elamist vajab ja ega see muidu Medelin on kena on. Need teed on võib-olla kole aukus, ratastooliga on väga keeruline siin üldse liikuda. See on kindlasti üks takistus toolikatele ja ma arvan, et ei ole ka nii turvaline kui teistes riikides. Et kui on valida, siis valiksin teised riigid. Mida? Rio, jah, Rait ütleb siit kõrvalt, et Rio on kindlasti jah, väga turvaline selle kõrvalt ja väga puhas. See, mis seal vahepeal tormide ja asjadega tuleb, see koristatakse ka ära järgmisteks hommikuteks. Aga Kolumbias on käidud, sellega ütleme minu arvamus. Linn on tore, äge, võimas, aga ma arvan veel toolike jaoks mitte veel nii turvaline, et siia võib-olla tagasi tulla 10-15 aasta pärast. Ennem nautida ja vaadata. Mäed ikka ära ei kao. Ei no mäed ei kaogi ära, aga küsimus on selles, et turvalisem oleks. Tahaks ikka õhtuti igal pool ringi käia täitsa vabalt. Näha on, et siin juba see asi muutub niimoodi, et ta on turvaline. Aga kes seda teab, mis juhtuda võib, nii et meil on suht eelviimane riik ja ei hakka võtma riske. Päike tuleb jälle välja. Teistes riikides sai võetud riske küll, aitab küll. Tuleb tunnetada ära see, et kas on ohtu või ei ole ohtu. Aga siin tunnetan juba ohtu. Aga mis siin ikka? Varsti läheme liigume alla tagasi ja vaatame natuke, üritame siin natuke filmida veel ja okei, tšau.